Tere, head podcasti vaatajad ja kuulajad ka. Raplamaa podcast on jälle eetris, saate meid YouTube'ist vaadata, nagu seda sama saadet, mida te just vaatate ja Spotify'st kuulata, podcastid.ee lehelt samuti kuulata ja vaadata, nii et vaadake nüüd seda osa ja vaadake ka teisi osasid, mis meil seal kõik kenasti üleval on. Kõik nad on seotud Raplamaaga, nii et kui olete Raplamaa inimene või Raplamaaga seotud, siis kindlasti leiate sealt üht-teist põnevat kuulamist. Täna räägime võidupühast ja sellest, kuidas seda tänavu tähistatakse Raplas lausa. Ja loomulikult räägime ka maakaitsepäevast ja üldse sellest, millega Kaitseliit siin Raplamaal tegeleb ja anname ka natukene infot selle kohta, kuidas Kaitseliiduga liituda saab, kui huvi on. Ja kui huvi veel ei ole, siis äkki suudame siin selle poole tunniga seda tekitada. Stuudios Kaitseliidu ülemveebel Andri Harkman, tervist! Ja tere, kaunist päeva! Ja meie oma siis Rapla maleva pealik härra Indrek Jürgenson, tervist! Major Indrek Jürgenson. Ja just. Tervist kõigile! Nii, hakkame otsast peale. Tulite kusagilt just praegu, kus kohast? Saite kokku kuskil? Ja teemegi nii, et kes esimene alustab, siis on võitja, on ju. Alati üksteist täiendav. Ja me siin samas lähedal pidasime viimast suure ringi. Suur ring tähendab siis, et Kaitseliit ja kõik koostööpartnerid ja nende kontaktisikud viimase ringi sellist koordinatsiooni koosolekut. Ja panime nüüd detailideni põhimõtteliselt ennast vaimsesse valmisolekusse, et maakaitsepäev ja võidupüha üritused Raplas saavad toimuma väga väärikaimalt kui siiamaani. See on suur orgunn. Nagu selles mõttes, millal see orgunn algas kõik, nagu välja kuulutati see, et Raplas toimub, siis läks mõtlemiseks. Ma arvan, et tegelikult see ei ole suur orgunn, sest see on nagu nauditav teema, sõltub inimesest, kes seda muidugi teeb. Ta on ühtepidi väga suur orgunn, sest see on üle Kaitseliidu pluss partnerid, aga see on inimestega suhtlemine, see on nagu äge asi ja taas üles äratame seda ju, et teeme koos, tuleme füüsiliselt kokku. Just siia jalutades rääkisime, et COVID-i aeg pani meid ju nagu lahku, nüüd me tuleme füüsilistesse ruumidesse koos arutama. Ma arvan, et see ei ole väga suur orgunn, see on nauditav, aga ta on hiiglama suur, kui sa nii võtad. Väga hea, saame täpsemalt sellest veel rääkida. Räägime võidupühast üldse ka. Vaat ise ei oskagi mõelda, kes kui palju teab, palju koolis õpetatakse nüüd noortele või ei õpetata, aga kuidas tunnetus on, et kas inimesed ikka mäletavad, mis asi see võidupüha on või miks see üldse on? No ikka teavad, sest et me ju iga aasta tegelikult ju oma inimestele tuletame meelde, et korraldame maakaitsepäevasid, iga siis võidupüha. Ja ma ei kahtlegi selles, et meie nii-öelda koolilapsed koolis meie vabadussest mitte midagi ei õpi, et kindlasti on neil see programmis. Nii et ei ole sellist muret, et kui küsid kellegi käest, mis võidupüha on, kui peaks küsima, siis sealt ei tule nagu midagi, et pigem ikka tuleb. Vaat Jürgenson teab kindlasti omast vallast paremini teatud kilde. Ma olen ise pidanud siin aeg-ajalt ka vastama sellele küsimusele, kuna ma siia Kaitseliidu veebliametisse tulles seda paraadi nii-öelda korraldan, siis see on ju võidupüha paraad, mitte ei ole jaanipäeva paraad või midagi sellist. Ja ütleme niimoodi, et sõltub nüüd generatsioonist, eks. Ma arvan, et 100% õige oli Majori väide, et koolilapsed pigem teavad. Aga ikkagi nüüd, ma ei julge see piiri öelda, aga siuke postsovjetismi aegse lõpuaja nagu veel hariduse mudelist tulevad inimesed seda nagu kind of ei seosta hästi sellega, mis juhtus siin 19. või 20. sajandi alguses, eks ju, kelle üle siis see ala võit on, mida me fikseerisime või täna edasi kanname. Et see on siuke, ma pigem ütlen, et ma pean seletama vanematele inimestele. Ja ma ju kogen ka päris palju seda, kui ma olen andnud venekeelsetele väljaannetele ka intervjuud ja seal juba see puhas, kes vene keelt mäletab, see sõna, paar, see Den Babedu, see juba tekitab sellist kananahka, sest et just hiljuti olnud suur aplaava selle ümber, eks ju, mis Venemaal nüüd sellel võidupühal, eks ju, tehti, on ju. See kuidagi nagu assotsieerub neil üldse sellise asjaga ja siis vanematele inimestele ma ikka olen pidanud seda seletama ise järjest rohkem uskuma hakates, et see on väga väärt sündmus, mida me võidupühana nagu tähistame. Ajalooõpetajatel on siin minu arust väga suur roll. Ja loomulikult sellel ka, kui tubli õpilane sa koolis oled. Ma mäletan küll ajalootundil päris huvitav, aga lihtsalt
mingi Landesver või selline sõna nagu jäi nagu meelde küll, aga ega ma täpselt kooli ajal ei mõelnud, mis see siis nüüd on või kes seal nüüd sõdis, sest koolis on iga nädal 3 ajalootundide ja iga tund käib mingisugune numbrite pähe õppimine, üks sõda siin, teine seal, eks ole, et võib-olla tõesti oli kooli ajal äkki vähe rõhku isegi selle peale pandud, aga kui nüüd täna siis ma ei tea rääkida, et miks seda võidupüha siis tähistatakse 23. juunil, siis kuidas lühidalt siis öelda nüüd, et asi selge oleks? No Major võib-olla ütleb selle ise ära, siis ma ka sätin jälle oma orientiiri. Nojah, no ikkagi tegelikult oli see ju Eesti Vabadussõja võit ja 23. siis kuupäev kujunes välja tänu sellele, et tegelikult toimus viimane nii-öelda võitlus Landesveri vägede vastu, mis toimus Võnnu all. Ja siis see võit saavutati ja siis sellest kuupäevast lähtuvalt on siis võidupüha tähistatud. Väga nõus. No hästi. No, kui sa nüüd teda vormikandja suust kuuled, no kas ei teki nagu esiteks huvi lugeda sellest rohkem, mida üldse nagu ajalooraamatud räägivad. Ja teine tee on see, kui oluline ja miks üldse väärtuste ja hoiakute ruumi tuua selline mingisugune no, täiesti nagu maailma mõistes mõttetu võit, Eesti võit ei ütle nagu julmalt, aga noh, see Landesver kõlab ju läbi, seal on veel nüüd seda Saksa armee tõlgendust natukene taga ja kuidas see kõik käis ja keda siis tegelikult kinni peeti, edasi enam ei lastud ja laiali löödi, kuidas eemaldumine või mitte eemaldumine Riialt käis, detailid on tegelikult nii ägedad, et vau. Ma lisaksin juurde selle peale, et tegelikult see vabadus ei tulnud väga lihtsalt kätte, sest tegelikult esimesed lahingud olid meil Punaarmee ehk siis Puna-Venemaa vastu ja esimesed lahingud me kaotasime ikka päris julmat maad ja me jõudsime kaitselahingutega siis Kehra alla välja ja Kehra alla alles toimus see pööre, kui siis Eesti väed läksid pealetungile, aga see oli Vabadussõja algus ja mis oli väga kriitiline sellel hetkel. Et see oli, võime öelda nii, et meie vabadus oli suht noatera peal. Sealt juba edasi siis tuli sõjakogemus, tuli liitlaste toetus ja põhimõtteliselt Punaarmeega hakkas asi juba täiesti normaliseeruma ja saavutasime edu, isegi Pihkva rinne läks ju pead Pihkvani välja ja lihtsalt siis ühel hetkel arvasid nii-öelda Baltimaa parunid, et nemad tahavad teha nii-öelda sellise paruni riigi Balti riikidest, vaid kokku oma siis esimest maailmasõjast ülejäänud üksused või ohvitserid, kes iganes seal olid ja suure ideega, et saada siis maad ja võimu ja alustasid siis Lätis nii-öelda oma idee elluviimist, aga see tuli siis Eesti armeele, noorele armeele uueks väljakutseks ja ütleme nii, et praegu me ju teame seda, et meil läks kõik hästi ja Eesti väed olid Riial väljas, Landesver löödi tagasi. Inimesi annab päris lihtsalt mõjutada, noori ka eriti. Tänapäeval on see veel väga keeruline, eks ole, igasuguseid variante on, kuhu minna või mida mõelda, seda enam on vaja neid traditsioone nii-öelda kas või vägisi üleval hoida, sest et ma olen kuulnud siin sealt ka, et siin noored lähevad kaitseväkke ühe mõttega, et hea küll siis või pigem võib-olla ei tahakski minna, aga tagasi tullakse ikka päris motiveeritult. Et ega kui sellest tõesti ei räägikski midagi ja võidupüha ka ei tähistaks ja paraadi ka ei korraldaks, ega siis lõpuks ei olegi midagi varsti rääkida, et sellega peab tegelema. Kuidas on teil olete kursist, et Kaitseliiduga seotud, aga kuidas noortel see praegu see isamaalisuse tunne või motivatsiooni tunne on, kuidas nad mõtlevad huvitav? No, ma Kaitseliidus isiklikult tegelen ka Kaitseliidu noortega läbi selle tegelikult minu tegevus, mis pelgalt on puhtalt isegi kohtumine, vestlemine erinevate ürituste raames, mida Kaitseliidu noored teevad. See kaasab päris palju neid kooli, kus need Kaitseliidu noored õpivad oma klassides ja nii edasi. Et mina ütlen ühte. Kaitseliidu organisatsioonides olevad noored on juba praegu vaatamata nende vanusele valmis riigi kodanikud. Kui ma võrdlen üleüldist suhtumist Eesti riiki kogu meie selle vanuselise spektri ulatuses, et see, kui avatud nad on, see, kui abivalmid nad on, no see on ikkagi päriselt ka see teeb härdaks. Ja ma räägin, mul on täna ka veel ühe kooliga kohtumine. Kooliga, mitte Kaitseliidu noortega, aga kooliga. Ja kuidas innustavad need noored nüüd, olles muidugi ka läbi minu suhenud ja ma olen öelnud, et kuulge kutid ja tüdrukud, te oletegi kõndivad eeskujud. Ärge häbenege,
kutsuge neid ja uskuge mind, teie noored, teie kolleegid või teie õpilased, teie sõbrad vajavad seda kutset, et keegi innustaks neid tulema. Ja see on nagu läinud nii palju üles või ütleme siis paremini arenenud, kus lapsed tõlgendavad juba kooliväärtuseid, mis on sõna, tunnetusobjekt. Nad väärtustavad, saavad aru, nad oskavad näiteid tuua, kuidas nagu nad iseenda suhtumist seostavad, rääkimata kaitsjate noorte oma enda väärtustest, eks ju, ja Kaitseliidu üldistest väärtustest. No, ma ütlen, vanem inimene, mina ja härra Major teame, mis nagu, kui oluline on väärtuste kõigepealt üldse välja töötamine ja siis lõpuks, kuidas see seostamine käib ja lõpuks need üksuse motod ja kõik see, kuidas me hõikame enne, kui me läheme, see kõik tervikuna. See on parem ja noored, ma loodan, et ma ei tee ka sinu kogemuse põhjal, eks härra Major nagu liiga nendele noortele, et ma arvan, et vastupidi, ma utitan neid üles, ma tunnetan, et noored on meie riigi tuleviku vaikselt enda kätte võtmas. Ja siia ma lisaksin teise aspekti, tegelikult isamaaline kasvatus hakkab pihta juba kodust, ehk siis kõik need riiklikud pühad, mis iganes lipupühad, taasiseseisvumispäevad, võidupüha kindlasti. Ehk siis nende tähistamine juba kodus ei pea olema siis vanemad mingid, ütleme, ei pea olema vanemad siis sõjaväelased või riigiametnikud, vaid iga, ütleme, Eesti normaalne pere, kes neid traditsioone nii-öelda tähistab, siis see on juba tegelikult isamaaline kasvatus. Pluss sealt, kui me liigume edasi koolidesse, siis koolides kõik need kooliaktused ja tähtpäevade tähistamid, see on meie isamaaline kasvatus. Sealt edasi, kui me võtame riigikaitselaagrid, mis on praegu hea, et on kohustus nii-öelda gümnaasiumitele. Seal ju nad saavad otsese kokkupuute põhimõtteliselt riigikaitseõpetusega, kus neile räägitakse süvendatult rohkem kui koolis siis Eesti Vabariigist ja teine asi, nad saavadki esimese sellise kogemuse, nii-öelda sõdurielu kogemuse välilaagri põhjal, mis nagu on ühiskonna mõistes väga-väga hea, sest et me oleme väike rahvas ja me teame kõik, kus me elame, mis on geopoliitiline asukoht. Et meid on nii vähe ja kui me sellega ei tegeleks, siis ei oleks me väikest Eestimaad võib-olla alles enam. Ja, eeskujulik lapsevanem tuleb ise ja võtab lapsed ka kaasa siis 23. juunil siia samasse Rapla keskväljakule ja tervisse Raplasse vist. Nagu juba öeldud, Andri, sina oled selle suure paraadi peakorraldaja, sidekriips rivistajaga. Et mis see tähendab täpselt? Mis su roll siis on? Võt see on nii äge. Tegelikult on Raplas, nii kogu enne on olnud, eks võidupüha tähistamine, eks ju. Ja võidupüha tähistame me vähemalt 4 erineva sündmusega, mis on üks väärikam kui teine ja heas mõttes, et mina põhimõtteliselt ma kureerin ja see on see peakorraldaja allaminev funktsioon. Ma kureerin seda hommikust kella varajast lipu eiskamist, ma kureerin mälestust tseremooniat, ma kureerin niivõrd kuivõrd ka jumalateenistust ja nüüd, kui tuleme rivistaja juurde, siis järgmine sooritus ongi see paraad, see jalgsi rivise, mida me oleme harjunud, eks ju, mõtlema, et paraad ongi ainult see üks asi, siis mina nagu koostöös kohaliku Põhjamaakaitseringkonna veel eraldi kohaliku maleva pealiku ja malevaga, mina nagu paigutan nad ühtsesse rivvi, mina vaatan seda formatsioonide, kolonnide, rivide, viirgude suurust, pikkust, laiust, annan ette põhimõtteliselt üksuse numbrid vastavalt sellele, kus kohas me tähistame, kuidas me ära mahume seda paraadi ja siis ma rivistajana põhimõtteliselt lõpuks enne kaitsetulema kindralmajor Ilmar Tamme tulekut ma rivistan, nimetatakse seda selle tegevusena, et ma ütlen, et paraad valvel ja kannan ette, et see ongi see korraldaja ja rivista, aga pärast paraadi tuleb siis see kohalikule kogukonnale kõige olulisem sündmus, ma arvan, on siis see maakaitsepäev, mille selle aasta vastutav on siis meil major Jürgenson. Jaa, et kui ma nüüd maakaitsepäevadest saanaksin rääkida, siis tegelikult meil iga aasta ja võidupüha aeg Raplamaal tähistatakse nii-öelda maakaitsepäev või viiakse läbi maakaitsepäev ja see toimub siis selles suhtes kohalikes omavalitsustes. Mul on olnud õnne olla nii kaua siin maleva pealik, et ma olen saanud nüüd kõikides valdades korraldada siis maakaitsepäeva. Ehk alustasime siis Järvakandist, järgmine oli siis Märjamaa, eelmine aasta oli Kohila ja see aasta nüüd Rapla. Ehk ja see on see koht, kus siis see meie
püha võidutuli tuuakse nii-öelda eelnevad aastad muidugi erinevatest kohtadest, kus paraad läbi viidi ja kus president võidutule teele saatis. Nüüd see aasta siis meil endal siin maakonna südames tehakse see, kuid maakaitsepäeval ikkagi antakse võidutuled üle siis vallajuhtidele, kes viivad selle oma siis valdadesse. Ja sealt edasi siis loodan, et iga küla jaanitulele, nagu ikka. Mis on äge. Nüüd härra Major tõi selle tule välja ja tegelikult tuli on vaata, et üks kõige olulisemaid sümboolilisi, füüsiliselt nähtavaid, kantavaid asju, mida läbi selle 2 päeva isegi, 22 juuni ja 23 juuni ju kõik üritused kuidagi seostuvad tulega, et me süütame 22 mälestustule toris, me toome selle siia, õhtul 22 me süütame muinastule vana muinasmeetodiga, üks puu vastu puud, seejärel 23. hommikul me ühendame need 2 tuld võidutuleks ja see tuli jõuab tagasi valdadesse jaanituledele tulede süütamiseks. Päris aus olla, kas teil on tissusid, et oma pisaraid pühkima hakata? See on nii härdumust tekitav protseduur kõik kokku, et nagu äge. Kas me teame ühte riiki, kes nii teeb? Ei tea, ei tea, kõlab valesti. Neid ei olegi. Neid ei olegi, jah, õige. Aga maakaitsepäevast, siis see on põhimõtteliselt sama sisuline asi, põhimõtteliselt esiteks siis propageerida Eesti riiklust, eks ole, ja näidata neid asju, aga kuidas nüüd seda siis seletada? Jälle inimesele võib-olla, kes pole maakaitsepäeval käinud, et mis siin siis Raplas siis nüüd toimuma hakkab, kõigepealt on siis võidupüha paraad, siis on see järsku muutub kuidagi maakaitsepäevaks või mis maal see kõik välja näeb? No kui me nüüd vaatame Kaitseliitu nagu suurelt, et iga Kaitseliidu malev korraldab siis maakaitsepäeva enda nii-öelda kodumaakonnas, siis tegelikult see on ju Kaitseliidu ehk siis riigikaitselise organisatsiooni, riigi kaitse ühendamine kohaliku rahvaga. See on see põhiline nagu teema ja et siia natuke värvi või vürtsi juurde lisada, siis me tutvustame, mida me teeme ja näiteks tavaliselt me siis maakaitsepäevadel Kaitseliit paneb välja enda mingit tehnikat natukene. Siis meil on olemas, korraldame näidislahingu, mis kindlasti on huvitav. Nüüd on uus dimensioon juurde tulnud, on nii-öelda droonid asjad. Näitame seda nii-öelda visuaali natukene, et kuidas see droonindus võib ja toetabki lahingut. Siis meil on olemas õpitoad, tulevad välja naiskodukaitsjad, räägivad oma tegemistest, toimetamistest. Siis meil on noored kotkad ja kodutütred, neil on õpitoad, pakuvad lastele võimalikke huvitavaid tegevusi, näitame sõduri varustust, relvi ja põhimõtteliselt see aasta siis meie siis võitlusgrupp sooritab ka nii-öelda langevarjuhüppe, mis on selle nii-öelda ürituse kulminatsioon. Ehk lihtsalt, et näidata kohalikule elanikkonnale, et me ikkagi oleme tegelikult ellu kutsutud nende jaoks ja nende kaitseks, et me ei saa nii-öelda seda oma üritust vedada selliselt, et me teeme oma asja ja ei ole seotud nagu kohaliku kogukonnaga. Tegelikult need inimesed, kes on Kaitseliidus siin minu malevas, on kõik kohalikud inimesed suuremalt jaolt. Et me olemegi oma inimeste jaoks. Päriselt julgustab inimesi liituma. See on väga suur asi tänapäeval eriti veel, sest inimesed väga ise enam midagi ei otsi, kõik nende vahend pakutakse, eks ole, ja proovi ka siis seal pakkuja seal vahel olla ja kuidagi silma paista, et täna tuleks seda tööd just eriti veel väga palju teha, sest et kui suudad silma paista, ju siis juba mingid tulemusi on ja kui me räägime noortest näiteks, siis tundub vahepeal, et nad on kohe küll nemad teeksid, kui keegi neile midagi pakuks, eks ole, nad on ise ka vahepeal hädas oma seda nutimaailma, eks ole, tahaks tõesti minema saada sealt, aga no mis sa teed? Et tuleb ainult pakkuda ja kui sa noorele juba midagi pakud, küll ta siis juba tegelikult teeb küll. Need peab korraldama selliseid üritusi nagu kindla peale. Ja, absoluutselt. Ja noortel on see ka, et kui 1 või 2 noort tuleb, kui nad sõbrad kaasa võtavad, nagu see on ka teema. Ja üleüldse, nagu oli ka mitukümmend aastat tagasi, et kui me Kaitseväest räägime või Kaitseliidust ka, siis tegelikult sellesi vaimsele tervisele pigem teeb ka head ja kasvatab enesekindlust ja igal juhul. Siin me kohe näite tuua, et kui meil on rasked õppused, hakkame reede pihta ja pühapäeval lõpetame, siis
inimesed, kes tegelikult esmaspäeval raskele tööle minema, need on tagantjärgi tagasi sidestanud oma seda õppust nii, et issand jumal, kui hea ma sain oma keskkonnast välja. Kuigi ma olin väsinud järgmine päev, aga ma olin õnnelik, et sain neid asju teha, mis mind välja lülitavad sellest igapäevast rutiinist. Noh, me ju nendest mõtleme kõik asjad ära, me pakume süüa, tegevust, kõike muid asju, et noh, inimene saab kas või oma perekeskkonnas korra välja tulla ja natukene noh, selles mõistes puhata. Ja riigile samas olla kasulik, sest see oskus, mida ta omandab, on ju kasulik ja vajalik. Kuidas peaks seda kommunikeerima või kuidas inimene peaks sellest aru saama, kes näiteks nüüd võiks Kaitseliiduga liituda, et ajad on muutunud, eks ole. Kui siin rääkida vahvast rutiinist välja tulemisest ja natukene keskkonnast välja, siis nagu, kas peaks ikkagi mingisuguse muu suhtumisega juba tulema hakkama ja olema üsna nagu enda jaoks nagu päris selgeks tegema, et päris niisama vahva poistega ja tüdrukutega siis nädalavahetus ainult ei ole. Ja, no ma teen oma alguse sellega, et see on eile sain just kinnitust ühel üritusel, kuidas võiks sättida selle skoobi nendele inimestele, kes on üldse mitte ei ole mõelnud, et on ju tõenäoliselt Kaitseliiduga liitumise peale. B nendele inimestele, kes on kodust saanud kaasa, mida just Major välja tõi alguses, kodust saanud kaasa selle, et see on minu riik ja ta on enda jaoks abstraktsest ettekujutusest nagu riigi näol jõudnud ikkagi konkreetsete asjadeni, mida ta arvab, et on väärt kaitsmist. Et nad tavaliselt tulevad sellise julgeolekuolukorra pingestumise ajal kohe liituvad, tulevad, et noh, kohe läheb ju andmiseks selles mõttes, et ma olen nüüd olemas, eks. Ja kolmas on nendel inimestel, kes just keda kirjeldas Major Jürgenson, et kui nemad tahavad liituda sellepärast, et noh, tegelikult tagapool on jah see, et riigikaitse, mina üksinda, noh, mis meid on 1 300 000, iga kuu on meid vähem, et mis minust ikka sõltub. Nendele 3 inimesele, kõigile 3 kategooriale võikski tegelikult öelda seda, et tegelikult teist sõltub mõte. Ja see on nüüd meie roll, kohalikult just Major Jürgensoni roll, seletada lihtsalt ära, isegi kui muidu ei saa aru, et sulle pakutakse kõik võimalused, sa saad süüa lõpuks on ja nii edasi, kuni sinnamaani veel, et me ikkagi seletame seda, üritame vähemalt anda mõista, et see sinust sõltub inimene nii palju, et on just nii, et sind ongi vaja sinna. Ja meie roll, minu roll kaasa arvatud ja eriti nüüd malevapealiku roll on ikkagi, ja see on väga keeruline roll, hoida neid nagu huvitatuna kogu aeg sellises progresseeruvas väljaõppetsüklis, mis on ju sõjalise konflikti ja kriisi korral ikkagi mingisugune füüsiline oskus, mida sa pead ellu viima oma enda isiklike hirmudega tegeledes. Et võtud seda nagu tuleks hoida, et jumala eest keegi ei väsiks ära, et nendega me Kaitseliidus ei tegele, et nüüd saabki kohe Major üle võtta. Jah, et juba see, et kui Kaitseliiduga liituda, siis tegelikult saab inimene endale vähemalt riigikaitselise teadmise ehk mis ma tahan öelda on see, et ta siseneb info välja, kus kohas tal on võimalik koguda siis kogemusi ja oskusi, mis tal tegelikult vaja läheb ja ma ei räägi mitte ainult sõjaaeg ja mitte ka seda, et kõik on nii-öelda kaevikusõdurid. Kui me vaatame Kaitseliitu, siis tegelikult see on läbilõige ühiskonnast. Kattimine. Ma räägin ühe loo. Okei, vahepeal. Palju meil üldse aega on või mis? Okei. Tippvormi saade Eesti Televisioonis. Ma ei tunne, et te olete seda saadet näinud. Ma olen seda näinud. Okei, väga hea. No. Siis see üks 3. saade oli Kaitseliidus. Tehti neid väljakutseid ja seal. Ja mina andsin ka nagu intervjuus spordi, ma olen tiim Kaitseliidu esindusmees ja kõik seda värk. Ja ta ei suutnudki seda auastet ära õppida. Rääkisime kõik läbi, on ju, teie nimi on Ülemvee peale, Kaitseliidu vee peale, Andri Arkman, ja väga hea, valmis, hakkame pihta. Nii, oleme siia tulnud, et millega ongi siin intervjuud on Kaitseliidu vee peale Arkman, mõtlesin kohe, stopp, tee uuesti. Tüüp läks, ja meiega on siin nüüd siis Kaitseliidu vee peal ja kohe vaata, opa, panen vee peal. Uuesti, tüüp tegi 4 korda. Ja siis ta tegi selle intervjuu ajal, ta enam ei lasta ennast võtta. Muidu oli niimoodi, et ta oli ka näha, oli peidus ja mind võeti nägi, siis ta luges maha. Nii et see on jumala fine. Okay. Et siis Kaitseliiduga saab liituda ükskõik mis vanuses, ükskõik mis soos, ükskõik mis ettevalmistusega, füüsilisega.
igal ühel leitakse mingi tegevus, eks ole. Eks me oleme seda juba rääkinud ka, et see nii on, aga ikkagi inimesel tulevad mingisugused eelarvamused, kui on vorm seljas, järelikult peab tulistama kohe hakkama suurest kahurist võimalikult suurest või siis jooksma kohe 40 kilomeetrit ja üleüldse midagi sellist tegema, mida kunagi pole teinud ja võib-olla sellepärast jääb tulemata Kaitseliitu, aga nii see ei ole, eks ole, igal ühel mingi tegevus. Ja nii see ei ole, et päriselt on oodatud siis soost ja vanusest sõltumata ja ka noored Kaitseliitu. Meil on vastavalt igale inimesele tema võimetele vastavalt siis ülesanded. Ikka, me arvestame teatud määral soove, kindlasti arvestame näiteks, kui toome näite, et kui tuleb üks kirurg, on tulnud Kaitseliitu ja kõik mõtlevad, et on väga hea meedik ja paneme siis meediku koha peale, aga ta ütleb ära, et ei, ma tahan olla kuulipildur, sest ma iga päev teen seda tööd, see mulle ei sobi, et ma võiksin olla kuulipildur, siis meie kätt ette ei pane. Me koolitame ta kuulipilduriks ja see väga hea kirurg võib olla kuulipildur. Et on selliseid situatsioone küll meil Kaitseliidus, kus inimene ei taha seda ametikohta täita, mis oleks tema tsiviil erialaga täpselt samasugune. Et otsitakse väljakutseid ja see on iseenesest hea. Vanema generatsiooni koha pealt ütlen nii, et me ei oota teist, ütleme, võitlejaid, need, kes on kaevikus. Meil olemas näiteks on vaatlusvõrgustikud, logistikavõrgustikud, kus kohast te saate oma panus anda, kas siis informatsiooni kogumise edasiandmisega, mis on ometega huvitav selles suhtes, et ma detaili praegu ei lähe, et tulete, siis näete. Teine valdkond on logistika näiteks on nii valdkond, kus te saate toetada oma siis nii-öelda malevkonna üksusi, näiteks kui te olete Märjamaalt pärit, siis meil on Märjamaa malevkond, kus kohast te saate panustada logistiliselt, kas või see näiteks, et õppusel mingi õppusaeg, kas toote vett näiteks või siis annate oma transpordivahendit või mingisugust taristut kasutada, ehk see on ka üks nagu võimalus panustada riigikaitsesse ja kokkuvõttes võin öelda, et meil ei ole nagu selles suhtes piiranguid, et kõik on oodatud, küll meil teile ametikohad leiame. Motivatsioonist rääkides või sellisest mõttest, et miks peaks Kaitseliitu tulema, mina omal ajal leidsin omale mingi mõtte, ma ei tea, te võite mind parandada või öelda, et see nii ei peaks olema, aga pigem mõtlesin nagu iseenda ja pere turvalisuse peale eeskätt nagu, mis kui see Eesti kaitsmine tundub nagu selline abstraktne võib-olla, et kuidas ma seda siis, või ma nüüd jooksen ja kuhu ma siis lähen, et pigem nagu see jutki seal isekeskis ringi käib, et kui tahad nii-öelda sõja ajal ellu ja siis minna Kaitseliitu, sest siis sa tead, mis sa tegema pead ja siis sa tead, kus sa olema pead, siis sa tead, kus su pere on ja sa tead, kuidas oma pere kaitsta ka, et see on ka selline õige mõtteviis äkki. See on nagu minu meelest kõige esimene asi, mis nagu Kaitseliit annab, et nagu ma enne juba mainisin, et teadlikkuses riigikaitsest, ja kui tuleb kriisiolukord, siis Kaitseliit on sind ette valmistanud ka siis, kui sa ei võitle hetkel, aga sa oskad tegutseda lahinguolukorras, sa tead, kui pommid kukuvad, kuhu sa varjud ja nii edasi, kuidas ette valmistada ennast näiteks pikemaks perioodiks, kui sul puudub elekter, kui sul puudub toit ja nii edasi, et Kaitseliit kõike seda koolitab. Just, nii et seda tasub mõelda, kui on kaalumist, kas astuda Kaitseliitu või kuidas või kuhu, eks ole, et see annab ikka sellist enesekindlust ja rahu endale ja perele ka. Võt niimoodi, nii et kuidas see Kaitseliitu astumine käib, kui me selle teema nüüd kokku võtame, kuskile tuleb kirjutada ja midagi tuleb öelda? Kõige lihtsam on olemas selline veebileht nagu kaitseliit.ee, seal on kõik info olemas, seal on võimalus täita kohe ankeedid. Paneme siia selle aadressi ka, siit saate vajutada. Okei. Siis sealt saate täita ankeedid, valida endale oma siis nii-öelda kogukonna alusel või soovi alusel, mis iganes Kaitseliidu malevat ja siis ka sealt allapoole juba malevkonda ja põhimõtteliselt siis võetakse dokumendid vastu ja viiakse läbi menetlus ja mingi aja pärast saate juba informatsiooni, mis te tegema peate, kus te varustust saate ja nii edasi. Kas ma mõtlen üle praegu, kas tänases olukorras nagu niisugune kangem taustakontroll on ka omal kohal? Kohal on, jah. On, taustakontrolli me ikkagi teeme. Ikka, jah.
et see viiaks ikkagi läbi, et see ongi see, mis me nimetasin menetluse all, tegelikult vaadatakse inimese tausta ja noh, me ei saa lubada enda ridadesse neid, kes võivad vastasvõistkonna nii-öelda kas informaatorid või liikmed olla. Selline lugu, aga milleks me siia tulime, millest me alguses rääkisime hakkasime 23. juunil siis suur võidupüha paraad Raplas ja sellele järgneb maakaitsepäev. On teil kellaajad asjad järjekord peas või juhatate kuskil aadressile, kus see info on? No ütleme nii, et tegelikult me võiksime rääkida, sest võib-olla ülemveebel minul on peas. Ja võtan sealt üle siis, kui see kellaaeg jääb minuni. Me oleme ükskõik, kui ruumi satub 2 digilaigulist inimest, siis nemad toimetavad kohe kiire vaatluse tulemusena, kui rohkem on nad lahingpaar. Ehk siis, kui mina alustan ja tema ei jõudnud alustada, siis ta täiendab mind ja võtab üle, kui ma hakkan minestama ja vastupidi. Nii et ma peaksingi enam-vähem sellest 2 päevast siis rääkima. Ühesõnaga Raplamaa inimene ka, et hommikul tõuseb, et mis kell tõusma peaks, et jõuaks Raplasse õigel ajal. Ja siis ma pean ikkagi 1 päevast rääkima, sest 23. mis on nagu nii-öelda võidupüha päev ise, aga tegelikult 22 hakkavad juba pihta. Sa tahad midagi öelda ilmsest? Ja ma tahan selles suhtes võib-olla, et äkki sa räägid ka sellest, et tegelikult, et mis ajast on siin Rapla linnas mõningad liikumispiirangud. Ma mõtlesingi, mis ma 2 päevast nagu räägiksin. Ja point selles mõttes. Et tegelikult on 22 juuni ja 23 juuni on siis need 2 päeva, kus nagu võib-olla Rapla kohalike inimeste, eriti Rapla linna inimeste eluolu on heas mõttes natukene ümber reguleeritud. Ja 22 on siis suurem üritus on siis see, et õhtul toimuvad proovid juba, aga enne, et need proovid saaksid toimuda, luuakse selline olukord nagu 23 juba on, ehk siis tänavate ja ümberliikumiste, parkimiste, teatud kohtades liikumisvabaduse piiramine hakkab juba tegelikult 22. hommiku kella 8 paiku pihta. Täna, mis on eetrisse mineku päev, ma ei tea, aga täna konkreetselt 3. juunil 26 aastal pannakse teie linna siltide alla kollased suured sildid, võidupüha pealinna silt, mis juba peaks üks ümberringi märkava Rapla eluolu pärast muretseva Rapla inimese tähelepanu kohe võtma, kui ta sisse sõidab. Wow, see asula märk on pisike tillukene võrreldes sellega, mis seal all on. Nii et täna, kes sõidavad välja 3. juunil oma Rapla linnast, siis vaadake tagasi tulles hommikul. Ja õhtul 22. juunil on siis kell 6 õhtul on proov ja see võtab juba terve linna enda alla ära ja sinna me kutsume ja kutsed lähevad välja avalikult, muideks Rapla vallavalitsuse lehele või kuhu see iganes lähevad ka kutsed, et inimesed saavad tulla pealt vaatama tribüünil istumist. Nad näevad sama asja põhimõtteliselt, mida nad näevad 23. Ja ma pean omavahel ütlema, et loodan, et see eriti terve üle-eestiliseks niimoodi massiliseks saateks ei lähe tänu 2 väga populaarse inimese. Ja saatejuht ei ole nii oluline praegu enam ammu siin. Et kui see nagu massiliseks läheb, siis on nagu jama iseenesest, aga et meil 23. juurde tuleme nüüd parem, paine. Et 23. hommiku vara kell 8 hakkab pihta lipu eeskamine, siis 9.00 on selle sama, nüüd ma kirikuga üritan pihta panna, Maarja Magdalena kirik. Selle aias tuli välja, ei ole õu, vaid on aias, toimub siis mälestustseremoonia 9.45, kell 9.45 on jumalateenistuse algus seal samas kirikus, kell 11.00 algab paraad ametlikult nii-öelda, kus president tuleb paraadiplatsile. Ja siit vist ongi kõige olulisem on siis kell 1, ma arvan, järgmine. Kell 1, 13.00, 23. juunil algab maakaitsepäev. Kus see paraadist veel rääkides, kus see siis läheb mööda peatänavat ja kus see kõige ägedam nii-öelda koht on või õigem koht, kus seda vaadata oleks, äkki näeb härra presidenti ka või midagi? Jaa, see on Tallinna maantee. Jah, see on peatänav, siis ma saan aru Raplas, eks ju. Tallinna maantee, jah, see ring, mis siin hakkab, kus iganes me praegu asetseme selle ringi mõistes, jah, on ringist kuni siis alla Sulupere tänavani ja isegi edasi on kõik need, nii palju kui seal me üritame ruumi ikkagi nende aedadega jätta rahvale, kõik saavad tulla sinna nendesse aia ümbrustesse vaatama. Presidenti kindlasti näeb ja see võimalus presidenti Raplas näha nii lähedalt, nagu kuulge. Uhke värk ja siis maakaitsepäev. Ja maakaitsepäev siis viiakse läbi Tammemäel ja meil on seal automiplats. Maakaitsepäevale siis 13.00 alustame ja siis selleks ajaks on üles seatud juba liitlaste tehnika, Kaitseliidu nii-öelda telgid ja õpitoad, kus me näitame relvi, droone
ja siis on naiskodukaitse nii-öelda esindustelk, noortekotkaste kodutütarde esindustelk, kus on õpitoad ja lastele tegevused. Siis meil on Punane Rist ja meil on olemas ka reservväelaste fond, kes tuleb välja ja põhimõtteliselt siis seal vahepeal küsin, mis siis reservväelaste fond on? See on Kaitseministeeriumi haldusalas olev selline fond, mida Kaitseministeeriumi üks osakond juhib, kuhu siis saab, mis kogub põhimõtteliselt rahalisi vahendeid reservväelaste toetuseks. Noh, näiteks üks näide on, kui sa viid taarat ära, siis Coop poodides on Coop. Telerahvas aitab, kuidas seda hääldatakse, eks ju. Poodides on taara ära andnud, sa saad valida, eks ju, toetud Ukraina lapsi või toetud reservväelasi, siis reservväelaste fondi peale vajutades tegelikult panustati sinna fondi. Nii, jah, aga mul jäi oma nii-öelda esitus pooleli, et kus mul... Ma ei taha Frontexiga jälle ära ka lõhu. Kes mul sinna veel tuleb? Ehk siis tuleb ka tegelikult Päästeamet on esindatud ja Politsei- ja Piirivalveamet oma nii-öelda väljanäitustega ja siis ka väikeste demodega. Et liitlaste tehnikas võib nii palju öelda, et 8 ühikut tuleb, 4 tuleb siis, mis on nii-öelda Eesti kaitseväe tehnika ja selle lipulaevaks saab olema siis mitmikraketiheite HIMARS. Suurbritannia paneb välja 2 ühikut, üks nendest on tank Challenger ja meil on siis liitlased prantslased, kes panevad välja 2 nii-öelda soomukit. Ehk kõik, kes tulevad maakaitsepäevale, saavad nii-öelda nende tehnikaga tutvuda, saavad pilti teha, isegi võib-olla otsas ronida, nii palju kui lubatakse, et selles suhtes tuleb väga huvitav. Muidugi maakaitsepäeval siis sellised tõmbenumbrid, nagu alati on olnud näidislahing, mida viib läbi siis Rapla maleva lahingu kompanii ja päeva lõpuks siis, nii nagu ennem juba mainisin, tulevad meil siis enda võitlusgrupi langevarjurid, kes selle ägeda üritusele punkti panevad. Et kõik on oodatud ja tuleb väga äge ja meeleolukas üritus, aitäh! Väga lahe, jah. Ja siis jaanipäev sinna jaaniõhtu otsa. Jaa, ma mõtlen, ma ei tea, kas jaanituli toimub ka toimub, ja jaanituli toimub Tammemäel kohe see samas. Jaanitule kõrval on sul laud, kus sa ühined kohe, eks ju, Rapla malevaga ja avatused on olemas. Hommik värkad täitsa uue inimesena. Hoopis teistmoodi tunned ennast, jah. Selge, nii et infot leiab Facebookist ka, seda sama, mis me rääkisime ja võib-olla veel midagi, otsige üles Facebookist võidupüha paraad ja maakaitsepäev, need on asjad on seal kõik olemas ja teile mehed aitäh tulemast ja edukat siis võidupüha ja paraadi ja maakaitsepäeva korraldamist. Suured tänud kutsumast. Ja minu lõpusõnad on ikkagi üleskutse, ja ma nõuan, et eeter kestaks. Ehk siis kindlasti tulge juba 22. juunil, proovige kuskilt vallalehelt leida see registreerimisvorm. Tulge juba vaatama peaproovi, sest peaproov tegelikult on ägedam. Seal on, me oleme natuke vabamad selles mõttes, et kindral on ka vaba, ma mõtlen Kaitseliidu ülem ja me omavahel teeme sellist mõnusat stand-upi isegi kind of seal. Et me pöördume kõikide rahvaste inimeste eraldi poole, ma tutvustan kõiki elemente, kes meil seal kohal ilmuvad, seda kõike ei juhtu ametlikult nii hästi järgmine päev. Sest sellel ajal ametlikult loeb Andres Kuusk ja kindral Eero Rebo on need reporterid ja nemad räägivad põhimõtteliselt ikkagi enda vaatenurga kaudu ja mida võib-olla riigil ei ole ETV-s või RR-i kaudu paslik näidata, aga meie teeme ikkagi mõnusa stand-upi ja me võtame asja lõbusalt ja kui sellist lõbusat kindralit te näete 22. juunil seal koos minuga, no mis saab olla parim. Nii et registreeruge sinna ja ilmselgelt kutsuge ise endid, lisaks kõigile kutsuge oma kaasad, kolleegid, lapsed, kõik siia Raplasse. Vägev, aitäh kuulamast, aitäh vaatamast, aitäh tulemast teile. Aitäh sulle. Aitäh.